Hea 10. klass, nagu ma lubasin, siis täna teen mina teile hoopis sellise väikese e-loengu ja võtan teile siis kiirelt ja põgusalt kokku religiooni, hariduse ja kirjasõna arengu Eesti aladel siis Rootsi ajal. Aga enne kui me läheme edasi, siis meenutame natuke varasemalt õpitud ja mis enne Rootsi aega siin Eesti aladel toimus ja ka mujal Euroopas. Esimene kindlasti oluline teema, mis ka täna tuleb käsitlusele, on siis reformatsioon. Tuletan meelde, et see sai alguse Saksamaalt 1517. aastal. Ja selle algatajaks oli siis Martin Luther. Eesti aladele, ehk siis ma räägin siin Eestimaast ja Liivimaast, jõuab see reformatsioon ajajärgus 1522 kuni 24, et läks natuke aega, kuni need ideed ka siia jõudsid. Ja need ideed jõudsid siis läbi erinevate jutlustajate, kes tulid Eesti aladele ja hakkasid siin need ideid siis edasi arendama, rääkima ja inimesi sellega siis kaasa haarama. Ja mis oli siis selle reformatsiooni ja luterluse erinevus siis varasemast katoliiklusest on siis see, et kui usk on sama, ehk nad usuvad ikkagi Jumalasse, nad ikkagi võtavad usualuseks piibli, siis luterlus keskendub sellele, et usk peab olema rahvakeelne, ehk siis inimesed peavad saama lugeda piiblit omaenda keeles. Jumalateenistused võiksid võimalusel olla siis rahvakeeles, et inimestel tekiks selline isiklikum suhe Jumalaga, et see käiks läbi preestrite, et inimene saaks ise suhelda siis Jumalaga ja sealt kaudu siis ka endale õndsust taodelda ja patte lunastada ja nii edasi. Aga et kõike seda teha, peab ta sellest kõigest ju aru saama. Kuid kui ta loeb ja kuuleb ladina keeles seda kõike, siis tore küll, laulab kaasa, aga ega ta väga aru ju sellest sisust ei saa, et siis taheti seda sisu inimestele lähemale tuua. Ja kõike selle katoliikliku kiriku kulda ja karde ja ilusaid pilte ja pühakute kujusi täis olevaid kirikuid on ka enam vaja, sest eesmärk on lihtsalt ju lähendada omavahel inimeste Jumalat, ehk siis hakkas ka kirikute väljanägemine muutuma ja need olid siis tagasihoidlikumad. Ja kindlasti üks kõige positiivsemaid omadusi luterluse puhul, mitte omadusi, aga tagajärgi on siis see, et selle jaoks, et inimesed saaksid rahvakeelest aru ja saaksid lugeda, on neil vaja õppida enne lugemist, ehk siis hakati siis ka arendama ja edendama väga tugevalt siis rahvaharidust. Põige natuke teise teemasse on siis Liivi sõda või Liivi sõjad õigemini, mis siis Eesti aladel 16. sajandi keskpaigas ja teisel poolel aset leidsid. See oli siis erinevate suurriikide nagu Venemaa, Leedu, Poola, Rootsi, Taani konfliktid, allutamaks endale siis erinevaid alasid Eestis. Ja see lõppes siis kõik lõpuks sellega, et kogu Eesti võim läks Rootsi võimu alla. Alustuseks läks selle alla Tallinn sõja ajal juba ja pärast sõda siis erinevate rahudega ja kokkulepetega sai 1629. aastal kogu Mandri-Eesti, sealhulgas siis ka Liivimaa ja Tartu Rootsi võimu alla, 45. aastal Saaremaa. Tihti siin kohal ka peatutakse, aga toome välja ka selle, et ka Ruhnu oli siis tegelikult see kõige viimane osa, mis läks siis Rootsi alla ja sellest hetkest võiks öelda, et nüüd algas täielik Eesti-Rootsi aeg. See oli siis väikene meenutus, aga vaatame, mis nüüd siis Eestis edasi sai pärast seda, kui see Rootsi aeg oli siin nüüd kinnitunud ja kuidas see mõjutas siis religiooni, kirikut, haridust ja Eesti kirjasõna. Panen siia ka väikese sellise pildi teie väiksest ülesandest, mis te minu esitluse ajal põhjal ja opik abiga pärast ette, on see, et ma palun teil välja tuua 3 näidet mingist Rootsi-aegsest kultuurielu muutusest ja põhjendada, mis on selle tähendus või tähtsus. Et näiteks siin saab mõelda, et millised suuremad muutused toimusid kirikukorralduses, miks on see oluline, mis muutused toimusid hariduskorralduses, miks on see oluline, mida olulist välja anti või hakati tegema ja miks on see oluline. Et kuulake siis selle põhimõttega seda esitlust ja panen selle lingi ülesandele teile siia video alla description box'i. Et sealt saate selle pärast kätte, sealt saate selle alla laadida ja mulle siis Google Classroomi saate. Aga lähme vaatame,
mis siis toimus Rootsi ajal. Reformatsioonist Rootsis, et kui me vaatasime, et Eesti aladele jõudis 20. alguses, siis sama oli ka Rootsis. 20. küll teises pooles, natuke hiljem Gustav Vasa eestvedamisel hakati reformatsiooni siis levitama. Siin pildi peal on ka siis Gustav Vasa, Rootsi iseseisva Rootsi esimene kuningas, kes pani siis aluse Vasa dünastiale. Ja läks aega siis kuni sajandi lõpuni kinnitati see luterlus ainukeseks riigi usuks. Ja see tähendab siis seda, et kõik muud usud olid siis keelatud. Ja luteri usk kirik mängisid väga olulist rolli riigikorralduses. Ja usuti, et usk ei ole ainult eraeluline, nagu tänapäeval seda vaadeldakse, vaid see on riiklik asi. Et näiteks kui inimene teeb midagi patust või ei usu õigesti või mis iganes, siis ei tule mitte hukatus ainult talle, vaid siis kogu ühiskonnale. Ehk siis võeti väga tõsiselt seda, et kogu riik ja inimesed seal sees siis oleksid ühtse usuga. Ja lisaks, kuna Euroopas on möllanud juba ususõjad, siis nähti ka seda, et riigi tugevus põhineb usuühtsusel, et see vähendab seda võimalust, tekivad riigisisesed konfliktid ja sõjad, võimalikud sõjad siis mingi usu tõttu. Seetõttu oli vajalik, et kõik riigis usuksid sama usku ja see oli siis valitseja otsustada üldiselt. Minu maa, minu usk. Luterluses siis aga Eestis. Kuigi juba enne Rootsi aega, räägime siis Liivisaja lõpust ja 17. sajandi keskpaigast, et juba enne seda tegelikult oli Eestis luterlus kanda kinnitanud üldiselt küll aga linnades ja pigem sellise saksa aadlike hulgas, et maapiirkondadesse see ei olnud veel väga jõudnud. Aga nüüd Rootsi initsiatiivil hakkas see ka sinna poole jõudma. Miks Rootsi seda initsiatiivi võttis, oligi see riiklik ühtsus, sest Eesti on nüüd osa ju Rootsi riigist. Ja teiseks oli siis selle luterlusega edendamine, et kõik rahvas oleks kaasatud kiriku korraldusse ja luterluse levikusse, siis on vaja, et ka talupäed saaksid sellest aru, osaleksid jumalateenistustel ja oskaksid ka lugeda. Ja kes hakati rohkem siis maapiirkondadesse ka vaatama. Küll aga alguses oli selline situatsioon, et usk oli küll ühtne, luterlus, aga kirikukorraldus ei olnud. Ehk siis Liivimaal ja Eestimaal olid erinevad kirikukorraldused. Mida ma selle all mõtlen, on see, et kes on kiriku pea, on see näiteks kas piiskop või on see superintendant või mis iganes. Et või kuidas on korraldatud kirikuvalitsus, kas seal on ainult vaimulikud inimesed või seal on vaimulikud ja ilmalikud inimesed. Ja sellised väikesed nüansid olid siis erinevad. Küll aga Karl XI, kes oli siis tuntud kui selline absoluutne valitseja või absoluutliku võimu suunitlusega valitseja, tema 1686. aastal kehtestas ühtse kirikuseaduse, mis tähendas, et kõik Eesti alade kirikud ühendati Rootsi territoriaalkirikuga ja Rootsi kirikumudeliga ja kiriku valitsemine ise allus siis nüüd otseselt kuningale, kes siis sai otsustada, kuidas, mida tehakse ja milline see kõik olema siis peaks. Positiivne nähtus luterlusest Eestis on ka see, et hakati ehitama uusi kirikuid ja taastama siis ka vanu kirikuid, mis Liivi sõjas hävinesid. Neid on nii väga palju ka ehitatud, et ehitati näiteks umbes 10 uut kivikirikut. Siin pildil te näete ka Audru kirikut, mis ehitati Rootsi ajal. Aga see on väga oluline esiteks ka kiriku arhitektuuri osas, et taastati ja ehitati siis olulisi usulisi sümboleid mingis mõttes. Teiseks on ka see, et kuna kirik muutub selliseks kihelkonna keskuseks, kus toimuvad siis iga nädal jumalateenistused ja nii edasi, ja erinevad muud usulised talitused nagu abiellumised ja matused, siis on oluline, et see kirik seal oleks olemas, sest nii ta ühendab seda külarahvast ja kihelkonna rahvast omavahel ja annab mingi struktuuri elule. Ta annab mingi rütmi, ta annab mingi distsipliini, et selles mõttes oli oluline, et see kirik oleks siis seal kihelkonnas olemas, eriti just ka Rootsi riigi jaoks, kes siis oma võimu kindlustas ka ju läbi Luteri kiriku, sest Luteri kirik allus ju kuningale ja siis
sealsed pastorid pidid ka siis rääkima selliseid rootsimeelseid sõnumeid ja niimoodi siis inimesi endale veel rohkem siis allutama. Siin on ka paar pilti paarist puukirikust, mis ehitati, mis on tänapäevalgi alles. Et Eesti kõige vanim säilinud puitehitis ongi siis Ruhnu puukirik ja siin on pilt ka Sutlapa kavelist, mis on veidi hiljem ehitatud ja täna asub ta siis Vabaõhumuuseumis Tallinnas. Aga kuidas Aadel ja talurahvas siis selle luteri usu sees paiknesid? Aadliku puhul tooks välja selle, et neil olid erinevad privileegid ja ülesanded. Näiteks neil oli patronaadi õigus, mis tähendas, et neil oli õigus nimetada ametisse pastoreid, mis andis neile päris suure võimu kohalikus kihelkonnas leida endale sobilik pastor, et mingis mõttes võib-olla ka teda kontrollida. Lisaks mõis, selline suurem üksus, eks ole, kontrollis kiriku majandusasju ja sealt valiti siis aadlike seast kiriku eestseisjad, kes siis kontrollisid, kuidas kiriku rahaasjadel lähevad ja suunavad neid vahendeid, kuidas vajalik. Kiriku eestseisjad pluss pastor koos moodustasid kiriku kohtu, kes siis kontrollis kiriku distsipliini, kes inimesed ikka käivad jumalateenistustel, et nad ikka abielluvad, matavad õigete kommete järgi ja peavad lugu siis luterlikest väärtustest ja ka tegeleb paganlike rituaalidega. Liivimaal ja Saaremaal kuulusid rüütlid ka konsistooriumi ehk kiriku valitsuse hulka, kes siis koos pastoriga kirikule valitsesid. Küll aga Eestimaal sinna rüütlid ehk aadlikud ei kuulunud ja sellised konfliktid, sest Eestimaa aadlikud tahtsid ka olla osa kiriku valitsemisest ja niimoodi enda mõjuvõimu suurendada piirkonnas. Küll aga Rootsi võim seda neile ei lubanud, sest tekkisid erinevad konfliktid. Ja kuigi aadlikud olid juba luterlased ja nemad olid üldiselt luterluse endale vastu võtnud, siis oli ka neil tihtipeale distsipliini probleeme. Et toodi välja, et küll nad ei käinud alati jumalateenistustel ja probleem oli ka see, et nad nõudsid oma talupoegadelt, kes olid meile pärisorjad, tööd ka pühapäeviti, aga pühapäev peaks olema siis kristliku korra järgi siis vaba päev, et tegeleda siis oma hingega ja käia jumalateenistustel. Ja mis aga talurahva juures siis toimus? Neil võttis luterluse juurdumine kauem aega ja nad olid siis ja selles olenes väga siis ka kirikuõpetaja rollis, kui karismaatiline ja aktiivne ta ise oli. Küll aga talupojad ise olid siis passiivses rollis pigem. Probleem oli ka selles, et kirikuõpetajad tihtipeale ei osanud eesti keelt. Nad olid üldiselt saksa kirikuõpetajad ja oskasid mingil määral võib-olla eesti keelt, aga mitte kindlasti piisaval tasemel ja see tekitas ka siis sellise lahkme, et see usk jõuaks siis iga talurahva igapäevaellu kohale. Ja säilisid ka mõned paganlikud kombed, näiteks toimusid ikkagi sellised laulatamata abielud, maeti külakalmetesse, mitte kirikule kuuluvatesse surnuaedadesse. Et mingisugused vanad kombed jäid ikkagi alles ja siis selle vastu siis kiriku kohus ka tegeles. Kuidas aga osaleti kirikuelus oli siis see, et võeti osa usutalitustest, ehk siis jumalateenistus, laulatusmatused, armulaud, maksti kirikukoormist, kiriku kümnist üldiselt, et 1/10 oma sissetulekutest või oma varast või maal haritavast viljast. Aga samuti pakkus kirik töövõimalusi, sellised madalamad töökohad nagu see, kes kella kõlistas või kogus raha ja vaatas, et kuidas siis külarahvas distsipliini hoiab ja kes ikka teevad kristlike väärtustega igapäevaelu toiminguid. Ja loomulikult kirikule kuulus ka oma mõis, oma maalapp ja seal olid omad talupojad, eks ole, kes olid koos maalapiga, ehk siis ka nemad olid sellega seotud. Ja kiriku mõisa kutsutakse siis pastoraadiks, siin on ka pilt ühest pastoraadist, et see on ühtlasi nii kiriku pastori elukoht kui ka siis kiriku kontor. Nii, edasi vaatame hariduse ja kirjasõna arengut Rootsi ajal. Mis nüüd on erinevus keskaega võrreldes siin varauusajal on see, et riigivõim hakkas aina rohkem sekkuma haridusküsimustesse. Ja varasemalt oli see ainult kiriku rida. Miks ta seda tegi, oli see, et riigil oli endal hakata vaja siis
tagama seda, et oleks piisavalt haritud kohtunikke, ametnikke, kes aitaksid riigi haldamisel ja kirikuõpetajaid. Ehk siis riik hakkas rohkem kontrollima, mis seal hariduses toimus, mida seal täpselt õpetatakse ja kuidas hakkas uusi koole looma kiriku abiga. See oli siiani oli see loomulikult koostöö, et seda läbi viisid ikkagi ju kirikud ja kirikuõpetajad, aga riigikontrolliga siis. Ja mis mõjutas siis talurahva maailmapilti, Eesti talurahva maailmapilti, üks osa oli suuline pärimus, ehk siis natuke selliseid ka traditsioonilisi, paganlikke väärtuseid, traditsioone, tähtpäevi, mida tähistati, ehk siis mida su ema, isa, vanaemad sulle edasi andsid. Ja teine osa oli siis see, mis mõjutas maailmapilti ja arusaama maailmast, oli siis kiriklik õpetus. Kuna kõik inimesed pidid käima igal pühapäeval jumalateenistusel ja hiljem hakati looma ka talurahva koole, siis sai läbi kiriku ka siis inimeste maailmapilti mõjutada ja aidata neil siis mõista, mis on maailm, mis on hea, mis on vale ja kuidas on õige siis elada ja käituda. Mida arvati ja usuti, oli siis see luterluse reformatsiooni taustal oli, et iga kristlane peab oskama usutekste lugeda, et oleme sellest rääkinud. Ja kes seda siis tagasi tulid, siis kohalikud pastorid ja köstrid. Aga nagu mainisin eelmisel slaidil, siis neil oli keeleprobleem, et nad alati ei osanud eesti keelt väga hästi. Ja nüüd kahjuks mu see webcami pilt on poole teksti peal, aga mida ma siin kirjutan, on siis see, et 1686. aastal võeti Rootsis vastu korraldus, et iga kihelkonna juurde tuli luua siis talurahva kool. Niimoodi siis Rootsi riik tagas selle, et võimalikult palju talupoegasid saaks koolis käia, et neil oleks see võimalus ja see koht. Loomulikult kõik ei käinud. Miks nad ei käinud? Kas ei olnud aega? Kas oli see kool ikkagi liiga kaugel? Ei saanud ju autoga minna, et sa pidid ikkagi hobuse või suuskadega või jala minema, et see võttis palju aega. Et sellised erinevad põhjused olid ja käidi koolis umbes 2-3 talve, sest kevadel, sügisel, suvel oli vaja ju põllu peal tööd teha. Ja käidi siis erinevates rehetaludes, siin on ka üks pilt ühes vanast tänaseks küll hävinud rehetalust, kus siis käidi koolis, et tuldi niimoodi sügise lõpul, tulid poisid kokku, ööbisid seal ja läksid kevade alguses põlludele tagasi. Ja mida nad õppisid lugemist, usuõpetust ja siis kirikulaulu. Oluline osa nüüd mida välja tuua, on Bengt Gottfried Forselius, kes väga tugevalt mõjutas Eesti talurahva haridust ja mida tema täpselt tegi. Tema ise oli Rootsist tulnud pastoripoeg Harjumaalt ja tema lõi 1684. aastal 3 aastat tegutsenud õppeasutuse, mida kutsuti hiljem Forseliuse seminariks. Ja see hakkas valmistama ette tulevasi köstreid ja koolmeistreid. Ehk ta võttis mõned sellised tublimad ja aktiivsemad poisid. Kokku käis tema selle 3 aasta jooksul 150 poissi ja andis neile piisavalt hea, hästi kiirelt uute meetoditega sellise hea lugemisoskuse, lugemisoskuse, kes oleks piisavalt haritud, et saaksid hakata edasi andma siis erinevaid teadmisi ja lugemisoskust ka teistele inimestele siis. Ja need õpetajad, kes sealt tema koolist tulid, nemad olidki siis need, kes panid aluse Eesti talurahva kooli võrgustikule, sest nemad olid need, kes hakkasid seal talurahva koolides nüüd õpetama. Põhilised koolid küll loodi seal Liivimaal, ehk siis Lõuna-Eesti aladel, aga eks mõned liikusid ka põhja poole ja oli ka muid inimesi, kes ei olnud just sealt täpselt õppeasutusest, kes siis neid talurahva koole vedasid. Ja Tartus Forseliuse kooli kõrval on Forseliuse park, kus on siis Forseliusele pühendatud ka selline aukivi. Siin on siis nüüd kaart erinevatest kihelkonna koolidest üle Eesti. Me näeme, et siin Liivimaal, siin on siis see Liivimaa piir, et Liivimaal on neid palju rohkem kui Põhja-Eestis, ehk siis Eestimaal, saartel ei ole ühtegi. Ja sinna saab ära näha, et kus olid siis oma majaga hooned, kus oli siis selline mõisakool või oli kihelkonna kool ilma kindla hooneta, et kas saadi mingis kuskil talus ühel aastal ühes talus, teisel aastal teises talus kokku või on siis kindlad koolihoonet. Aga selline siis see kaart umbes 17. sajandi lõpupoole oli. Nüüd aga kõrgemast haridusest.
1630. aastal asutati Tartusse gümnaasium. Miks see tehti Tartusse? See oli selline Liivimaa kubermangu keskus, hiljem viidi see Riiga ka, loodi see gümnaasium. Ja tänu gümnaasiumile oli siis riigivõimul võimalus enda võimu kinnitada siis seal piirkonnas, kontrollida täpselt, mis toimub, mida õpetatakse, keda õpetatakse, kuidas õpetatakse. Ja Johann Schütte, kes oli Liivimaa kindralkuberner ehk siis kuningavõimu teostaja Liivimaal, tema algatusel muudeti siis sama Tartu gümnaasium 1632. aastal ülikooliks ja see ongi siis Tartu Ülikooli asutamisaasta. Küll aga Tartu Ülikooli ei kutsutud alguses niimoodi, vaid kuna võimul oli Gustav II Adolf, siis hakati kutsutama seda kooli Akadeemia Gustaviana nime all. Ja siin pildil ongigi Tartu Ülikooli peahoone taga on üks selline pargike, seal on väike kuju siis Gustav II Adolfist, kes andis selle lõpliku allkirja, et jah, Tartusse tuleb siis luua see ülikool. Aga Johann Schütte oli selle eestvedaja ja tema auks on siis nüüd ka Tartus Toomemäel riigiteaduste ja muud sotsiaalteaduste selline hoone kutsutakse nüüd Schütte instituudiks. Aga et olla ikkagi päris ülikool, siis pidi olema seal 4 teaduskonda. Need on klassikalised usu, filosoofia, õiguse ja meditsiiniteaduskond. Esimesel aastal õpivad kõik filosoofia teaduskonnas ja siis valivad ülejäänud 3 aastaks endale sellise eriala, kas siis usu, õiguse või meditsiini valdkonnas. Õppetöö toimus ladina keeles, mis tähendab ka seda, et Eesti talurahvas sinna väga ei kippunud ja tegemist on siis ühe vanima ülikooliga kogu Põhja-Euroopas ja vanuselt teise ülikooliga siis Rootsi suurriigis. Et esimene on Uppsala ülikool, mis loodi 15. sajandi lõpus. Aga jah, nagu mainisin, eestlased ülikoolis ei käinud, seal käisid põhiliselt siis Saksa linnakodanikud või siis mõned rootslased ja soomlased, aga eestlased, kes olid siis ikkagi pärisorjad ja talurahvas, nemad sinna ei kippunud. Küll aga on see ikkagi oluline, et see ülikool meil loodi, sest ta ikkagi pani aluse tulevikus sellele, et tulevased eestlased saaks sinna siis minna ja et seal koondusid sealt välja siis erinevalt balti sakslased, kes olid küll päritolud, eks ole, Saksa päritolu, aga aina rohkem eestistusid, said kõva hariduse ja hakkasid siis hiljem arendama edasi Eesti rahvuskultuuri, keelt ja kirjandust ja panid sellega aluse siis tuleviku omariiklusele. Et see on oluline, et see ülikool ikkagi loodi ja pani aluse sellele võimalusele, et saaks siis baltisakslased, eestimeelsed baltisakslased ja tulevikus ka eestlased siis seal ülikoolis käia. Sõjategevuse tõttu vahepeal oli Vene-Rootsi sõda. Kolis Tartu Ülikool vahepeal ka Tallinna ja näljahäda tõttu ka Pärnu ja lõpetas siis ka oma tegevuse põhjasõja ajal 1710. aastal. Ja ta taas avati alles pea 100 aastat hiljem, 19. sajandi alguses. Siin Tartu Toomemäel Riigikohtu ees on ka Johann Schüttele siis selline mälestustahvel. Eestikeelsest kirjasõnast. Luterlikud saksa pastorid hakkasid arendama Eesti siis kirjakeelt. Miks nad seda tegid, on see eelmainitud põhjus, et talurahvas õpiks ja oskaks lugema. Seetõttu olid esimesed eestikeelsed raamatud usutalituse kohta, nad olid sõnastikud, aabitsad ja üldiselt valdavalt ikkagi sellised usulise suunitlusega teosed. Küll aga kuna seda kirjakeelt hakkasid arendama sakslased, siis see erines paljuski sellest, mis rahvakeeles tegelikult oli, sest nad võtsid aluseks saksa ortograafia, saksa grammatikareeglid. Tihtipeale tõesti sõnad olid sarnased mis Eesti rahvas rääkis, aga grammatika võis olla teine. Ja 17. sajandi lõpuks kujunes välja siis vana kirjaviis, mis oli meie kirjaviis kuni 18. sajandi teise pooleni. Mis on selle erinevust selle tänapäeva kirjaviisiga, on see, et ta on rohkem saksa ortograafil põhinev ja erinevus ongi põhiliselt silpide kirjutamises ja selle hääldamises. Et kui nemad kirjutasid loja, siis tegelikult tuli hääldada seda looja, rõõmustas on rõõmustas, rikas ja nii edasi. Et siis sellised silpide või vokaalide hääldused võisid erineda tänapäevasest kirjapildist.
Lisaks Eestis oli palju erinevaid murdeid, aga sellised kaks põhilisemat koondusid siis Põhja-Eesti kirjakeeleks ja Lõuna-Eesti kirjakeeleks. Ka tänapäeval me näeme nende jälgi võro ja seto keeles ja siis selles ülejäänud eesti keeles, mis on siis tänapäeval Põhja-Eesti keel. Ja esimene Vastne testament ehk Uus testament, mis on luteri usus olulisemal kohal, loodigi siis Lõuna-Eesti keeles 1686. aastal ja läks tükk aega, kuni see alles Põhja-Eesti keeles välja anti. Põhjus oli selles, et olid seal mingid probleemid tõlkimisega või mitte tõlkimisega, aga et milliseid sõnu täpselt kasutada ja nii edasi, et olid sellised arutelud pikad selle üle. Miks aga Eestis tänapäeval Põhja-Eesti keel on siis see põhiline keel, on see, et lõpuks kogu piibel, Uus ja Vana testament tehti ikkagi Põhja-Eesti keeles. See hakkas siis levima ja see pani aluse siis sellele, et ühtlustus kogu eesti keel Põhja-Eesti keelega. Aga alguses oli lootus, et see võiks olla hoopis Lõuna-Eesti keeles, meie siin pigem Võro murdes, kui loodi Vastne testament. Aga nagu mainisin, kuna hiljem loodi siis ka kogu piibel hoopis Põhja-Eesti keeles, siis läks hoopis niipidi. Pildil on siin ka esimene eestikeelne aabits 1698. aastast. Näeme, et siis kasutati kootitähti ja kukk on juba aabitsa sümboliks. Ja olemuselt oli siis meie kirikukirjandus 18. sajandi lõpuni. Siin on ka pilt Vastsest testamendist. Minu jaoks on seda raske lugeda, seda kootikirja, aga võite vaadata, kui palju teie sellest aru saate. Ja et rohkem natuke pusida, siis siin on pilt Vastse testamendi ja siis Põhja-Eesti keele võrdlusest. Mina kummaski väga hästi väga aru ei saa, seda lingvistilist soont ei ole. Aga millest saab aru, võtame see peatükk 23 siin. Elu on enamat kui söök ning ihu enamat kui rõivas. Samas kui Põhja-Eestis räägiti, et elu on enamat kui roog ja ihu enamat kui riie. Tänapäeval ka Eestis, et kes ütlevad riie, kes ütleb rõivas, kes ütleb söök, kes ütleb roog. Et need sõnad on siiamaani meil erinevates murretes erinevad. Aga selline siis nägi välja vana eesti keel vanas kirjaviisis. Väga erinev tänapäevast. Nii, link on video all, kus te leiate siis selle ülesande, kus ma palun teil siis välja tuua 3 olulisemat võib-olla nähtust või muudatust Rootsi ajal, mis toimusid Eesti kultuurielus. Kultuuri all mõeldakse nii religiooni, kirikuid, koole, haridust ja kirjasõna. Et too mingi näide, mida loodi või mida tehti või mida asutati või mida ehitati, nii edasi. Ja arutle ise, et mis võiks olla selle tähtsus. Ma ei rääkinud võib-olla kõike väga pikalt hetkel lahti, ma üritasin seda videot teha võimalikult lühidalt. Et sa võidki ise siis juurde mõelda ja opikust juurde lugeda, et miks on võib-olla tähtis see, et loodi Tartu Ülikool või miks on tähtis see, et loodi Tõlurahvakoolid või miks on tähtis, et Vastne testament avaldati. Vastne testamendi kohta võib ka mainida seda, et kui pannakse kirja mingi raamat, mis on kõigile väga olulisel kohal olev raamat, siis kinnistub rohkem erinevad sõnad, grammatika ja erinevad murded hakkavad ühtlustuma ja võetakse üle siis see, mida sa loed. Et see ühtlustas eesti keelt ja tõi eesti keelde ka palju uusi sõnu, mida oli vaja nüüd tõlkida, mida meie varasemas keelekasutuses võib-olla ei kasutatud, aga originaalses piiblis kasutati. Aga jah, oluline võib-olla tähtsus ongi siis see jällegi, et see ühtlustab meie keelt ja paneb aluse edasisele keelelisele arengule, on millest kinni haarata, millest õppida ja edasi siis rääkida. Aga jah, et see on üks näide ja mõelge siis veel, et mis võisid need tähtsused teistel muutustel olla, mis siis Eesti ühiskonnas Rootsi ajal aset leidsid. Aitäh teile, edu!